Tervitused Torontost. Tänast päeviku sissekannet pean alustama mõne vabanduse ja võla lunastamisega. Esimene ja võib-olla kõige põletavam, miks ka ma ei saanud väga palju kauem uue Toronto päeviku väljaandmisega oodata, on see, mis puudutab eelmise saate või eelmise päeviku lõppu. Nimelt olid eetris siis kaadrid sellest, kuidas meil siin kodus sein lahti võeti ja maskidega tegelased toimetasid. Ja lihtsalt kõigepealt südamest tänu kõigile, kes meile väga kaasa elasid ja kaasa tundsid sellest, kui raske ja keeruline meil siin on, kuidas politsei või kes iganes meil läbiotsimisi korraldab. Tegelikult oli tegu väikese naljaga ja võib-olla midagi, mis oleks võinud ka olemata olla, sest ilmselgelt inimestega huumoritaju on erinev. Ja ma eeldasin, et te kõik näete minu sellise väikese nalja läbi, aga kõik ei näinud, seega tundub, et ma tegin seda väga veenvalt. Igal juhul ei olnud tegu mingisuguse läbiotsimisega, nii et võite rahulikult magada jälle. Tegu oli väikese veekahjustusega meil siin all keldri korrusel ja kohalik kindlustusfirma ja töömehed ja naabrimees olid meil siin kaadris, kes siis seda kiiresti organiseerisid ja kõik üliprofessionaalselt see niiskus kahjustus siin tehti kõigepealt kindlaks, kus kohas tuli ja kus see oli ja siis puhuritega ja muude vahenditega see eemaldati, nii et sellepärast olid siin sellised tegelased ja see traktor, mis siin sõitis, see oli toimetamas meie naabrite basseini ehitamise juures. Nii et mitu lugu kokku, aga see tundus lihtsalt liiga ahvatlev, et need kaadrid ja luba nendelt inimestelt, keda filmisin kasutada Toronto päevikutes oli olemas. Teine asi, see mis puudutab seda, mis on minu selja taga, see ei ole meie kodu. See on tegelikult täiesti suvaline internetipilt, mis ma olen taustaks pannud. Ma võiksin sinna taustaks panna ka näiteks hoopis sellise pildi. Või kui te tahate näha, mis tegelikult minu selja taga on, siis minu selja taga on hoopiski roheline sein. Istun siin all keldri korrusel ja see on lihtsalt videotehniline vahend, kuidas luua erinevaid keskkondasid, nii et meie kodu on küll ka väga ilus ja armas, aga see siin selja taga ei ole meie kodu. Tänane päeviku sissekanne on ka omamoodi võla tasumine. Ma usun, et mitmed mäletavad seda väga traagilist, väga emotsionaalselt pingelist Toronto päeviku sissekannet, kus ma panin püsti linnusöögimaja. See oli väga pingeline. See, kuidas ma lindusid ootasin seal ja tegelikult küll lindusi ei tulnudki. Ja ma nagu klauslina käisin sinna lõppu, ütlesin, et küll me sellest ka postitame, kui linnud tulevad. Ega neid lindusi väga tegelikult ei ole tulnud. Varblased toimetavad seal aeg-ajalt ja ühe korra olen näinud ka punast kardinalilindu, mida me ikka püüame siin kaadrisse saada. Nüüd oleme metsas mitmel korral näinud, aga meie linnumajja on ainult varblased ja vahel korravad ära eksinud. Aga siit lähebki tänane lugu meil edasi. Ja see on selline kaasaegne tähendamissõna juba, ikka öeldakse ka koguduse kohta vahel, et kogudus ootab, või kirik ootab, et inimesed tuleksid kirikusse. Inimesed väljast tuleksid kirikusse, muud ootab, aga ei tule. Ja siis on mõeldud ja öeldud seda, et kirik ei pea ootama, kogudus ei pea ootama mitte, et inimesed nende juurde tuleksid, vaid kogudus peab minema sinna, kus on inimesed. Ja Jeesus tegi seda, kui me vaatame piiblist, Jeesus läks sinna, kus olid inimesed. Ja nii otsustasime ka meie, kui linnud meie juurde ei tule, siis meie lähme hoopiski lindude juurde. Ja avastasime siit meilt päris lähedal 15 minutit autoga sõita mööda kiirteed ja siis keerata paremale, te oskaksite ka tulla, on üks armas tohutult paljudest selliste looduskaitsealadest või matkaradadest ja seal on õpetatud linnud käe pealt või inimeste käest toitu vastu võtma, ehk siis tundub, et seal on seda piisavalt kaua tehtud, et linnud on ära harjunud
sellega. Tutvustuses on ka, et seal on palju kitsi, aga meie kitsesid ei näinud, meie nägime lindusid ja loomulikult esimesed linnud, kui läksime, vaatasime jää peal olid pardid ja haned ja kuna teadsime, et laululindusi toita võib, siis loomulikult hakkasime usinalt parte ja hanesid toitma. Johannes, kes on kõige viimati käinud loodusõpetuse tunnis, tõenäoliselt mõistis või hakkas arutama selle, et äkki ikka part ja hani ei ole laululind. Me vanematena loomulikult nõustusime oma targa pojaga ja siirdusime neid laululindusi otsima. Ehk tihased olid need, kes olid harjunud toitu käe pealt võtma. Ja siis, vaadake, siin on üks noormees, ja kui mina seda kaadrit nägin ja teda seal nägin, siis mulle seostus üks filmiklassika tegelane Tuvitädi Home Alone'ist. Aga nii sõpradeks me lindudega siiski ei saanud, aga üksikult ilusti, enamasti järjekorras oodates linnud tõesti käe peale sööma tulid. Kuigi nad meie saepuru palju ei tahtnud, aga seal saepuru sees oli mõned sihvkad ka ja need päevalille seemned nad meelsasti nokkisid meie peo pealt. Ja isegi läbi kinnast on päris vahva tunne see, kui see tihane sinu sõrmede peale maandub ja küntega kinni haarab ja siis selle seemnekese võtab ja rõõmsast jälle ära lendab. Toronto on üldse üks omapärane paik selles mõttes, et siin ongi palju loodust, siin ongi palju loomi, nii-öelda linnaloomi. Ja aeg-ajalt armastame me käia ka Morningside parkis, kus samamoodi on palju julgeid linde, oravaid ja ka seal on peaaegu iga kord, kui me oleme käinud, on ka metskitsi. Sellised lood täna, mul on küll 2 sellist pingelisemat lugu ma jätan tänase päeviku lõppuga. Üks eriti kõhedust tekitav lugu päris viimaseks, aga kahjuks mul ei ole sellele mitte mingisugust pildimaterjali, aga lugu iseenesest on küsimusi tekitav. Aga kõigepealt, see on päris uskumatu, et kuigi me elame Torontos suures linnas, me käime siin looduses võib-olla rohkem isegi kui Hiiumaal. Ja mõni nädal tagasi, kui me jälle Monikaga ühe matkarajakese ette võtsime, siis sattusime kohta, kus oli väga tore matkarada, aga see oli täiesti jäine. Üleni jääs ja ta oli ka väga mägine. Ja seega pidi otsima vahepeal metsa vahelt kuskilt lumist alati üldse üles või alla saada küngastest, sest muidu oleks lihtsalt libisenud ja targad inimesed, ettevalmistunud inimesed käisid nende naelikutega, mis siis saabastele või kingadele alla pannakse, krõbistades tulid. Aga meie uisutasime selle. Kõik oli tore sinnamaani, kuni Monika ühe kallaku peal libastus ja kukkus, haaras kinni oksast, mis ei olnud ise kuskil kinni ehk lahtine oks ja siis ta kukkus ninali maha, jäi selle pinnasele ja nüüd püüdke nüüd visuaalselt ette kujutada. See rada on umbes 1,5 meetrit lai ja kui rada lõppeb, siis all on jõeorg, sisuliselt kuristik. Ikka, ma ei julge siin meetreid või 10 ütelda, palju sinna alla seda kukkumist on. Ja siis ma näen, minu naine libiseb kuristiku poole. Ma viimasel hetkel haaran tal veel käest ja tõmban ta sealt kuristikust välja. Aga ta oli,
võib-olla naise käest küsides see lugu päris niimoodi tegelikult ei olnud, aga igal juhul tulemuseks oli see, et minu kallil abikaasal oli nina katki, maa oli verine, Monika oli minestamise äärel, natukene istusime seal puunajal ja siis meil oli vaja tagasi jõuda veel autoni ja seda sama libedat teed ja nüüd me kartsime seda väga-väga-väga palju rohkem, mis mööda sellist jõe oru kallast kulges seal, aga me jõudsime õnnelikult autosse, õhtul käisime ka haiglas, kus läks väga kaua aega, aga tulemuseks oli see, et pilt tehti, nina oli terve ja arm ka tõenäoliselt väga suur ei jää, nii et kõik läks lõppkokkuvõttes paremini, kui sellel hetkel selle olukorra sees olles võis tunda või arvata. Ja järgmine kord tõenäoliselt, kui me sellisesse kohta läheme, siis me oleme ka targemad ja hangime kuskil endale need naelad saabaste või kingade alla. Ja nagu lubasin, üks lugu veel. Ma olen unustanud seda eelmistes saadetes, päevikutes esile tuua. Eriti efektne oleks eelmises päevikus olnud öelda sellepärast, et me otsime siin poode, kus pakutakse euroopalikku toitu ja selleks on siin mõned võimalused, on Austria pood, Poola pood, aga meie oleme käinud peamiselt Vene poes. Yummy Market on selle nimi ja tõesti seal on ka Eesti kaupa vähemalt sulatatud juust on Eestist, aga sellised Leedu, Läti, Vene, meile tuttav kaup, Borodino leiba, see on minu lemmikkost seal vahel, kalja ostan sealt tatart, võib-olla saab kuskilt mujalt ka, aga tava-Kanada poest ma nagu väga ei leia. Ja me oleme selleks hetkeks, oletame, läheme ajaloos natukene tagasi, eelmine päevik, selleks hetkeks me olime 4 korda seal poes käinud ja kusjuures 2 erinevas poes ja iga kord on seal poes meiega koos üks ja sama mees. Iga kord, ta jäi esimene kord mulle silma, sellepärast, et ta saalis oma ostukäruga seal ringi ja kuidagi ta oli väga palju näha igal pool, kus ta käis. Ja ta jäi mulle silma, järgmine kord me läksime samasse poodi, jälle see mees. No ikka juhtub, kokku sattumas. Aga võt siis võttis kõhedaks, kui me läksime 40 kilomeetrit eemal olevasse Yummy Marketisse, suuremasse, aga 40 kilomeetrit kaugemal. Ja me lähme sinna ja ma ei osanud loomulikult selle mehe peale mõteldagi, kui korraga ma näen riiulite vahel seda sama meest. Ja see ei ole see, et oleks sarnased inimesed, ma võin täiesti kindel olla, et kui ei ole tegu kaksikute või kolmikutega, siis tegu on sama mehega. Ja jälle tuiskab oma ostukäruga seal ringi keskealine mees. Ja siis tekkis mõte, huvitav. Kas ta on meie pärast seal, kas meil on kuidagi muud, tekkis lausa paranoilised mõtted. Ja kujutage see ette, kui me lähme 4. korda Yummy Marketisse, jälle sinna esimesse, ja siis ma tegin juba Monikale nalja, et pane tähele, et see mees on ka siin. Ja ta oli. Ja siis oli asi juba nii kriitiline, et ta võttis meie sappa järjekorda. Monika oli järjekorras seal juustu või vorsti ja ta võttis tema käruga, mina olin natuke eemal, ta seisis käruga tema taga ja Monika ostis sealt asjad ära või tellis. Ja siis kui ta oli ära tellinud, siis see mees oli kadunud. Tal ei olnud sealt vaja mitte midagi. Vaat, kes see mees on? Võib-olla ta on inimene, kes veedabki peavad läbi Yummy Marketis ja kui meil lihtsalt satumist on seal ka. Sellised lood Torontost, meil on siin päris põnev, kohtume jälle.